Tervist! Igapäeva sagimise kõrval jääb tihti märkamata, et rõõmu saab leida ka pisiasjadest. Täna otsimegi pisemaid ja suuremaid rõõme ning seda eriti eelseisva naistepäeva puhul. Me naudime maitsvaid torte, kauneid lilli ja ootamatult erilisi kingiideid. Samuti otsime põnevat tegevust mängudest ning kohtume tuntud blogijaga, kellel on naiste heaolu teemadel palju jagada. Naudime elu alustab! Talv on meil külm ja lumine, kuid tahaks juba, et suvi oleks natukene lähemal. Selleks ei peagi Eestist kaugele minema, kuna iga ilmaga on võimalik natukene eksootikat kogeda. Väga suvine kingiidee on selline elus ja väga ilus liblikas. Uurimegi, kust neid saab ja mis nendega peale hakata. Kust tekkis idee hakata ise liblikaid kasvatama? Liblikate kasvatamise idee võtsin innuga omaks siis, kui kevadel külastasin liblikate parki Peterburis. Siis ma sain aru, et ma tahan seda ilu enda koju. Kuid informatsiooni otsides avastasin, et Eestis ei tegele keegi liblikate kasvatamisega ja meil pole neid kuskil saada. Toome kokkonid Filipiinidelt, Lõuna-Ameerikas, Aasias. Meie firma pakutab nii juba elus liblikaid mingisuguse piduste jaoks, kui ka liblikate kokkoneid, laste insektaarium. See on komplekt, mis sisaldab kõigi vajaliku liblika ilmale tuleku jaoks. Laps ise riputab üles nukku ning seejärel jälgib selle metamorfoosi. Kui liblikas tuleb ilmale, noor loodussõber iseseisvalt söödab teda ning hoolitseb tema eest. Kõige sagedamini tellitakse meilt liblikaid küberkarbis, lillidel või rooside õilehtedel. Ning see ei ole üllatav. Kujutage, ette selle naisi vaimustus, kes saab kingituseks lilled küberkarbis, kus lendab välja elus liblikas. Väga tihti meie kliendid kirjutavad meile tänusõnu. Eriti õnnelikud on emad, kes räägivad, et liblika ilmumisega kodus lapsed unustavad ära arvuti. Muidugi, tavaline Eesti liblikas põllul ei lase ennast käes hoida ja seda enam sööta need apelsinidega. Troopilised liblikad teevad, aga seda hea meelega. Muidugi kahju, et liblikad ei ela kaua. Alates paarist päevast kuni 1 kuuni. Pealegi saab selle ilu jadvustada raamis või isegi tehes liblika tibades kõrvarõngad. Kui võrrelda liblikaid lilledega, saab võrdlus olema esimeste kasuks. Loomulikult, kui jutt on sellest, mida kingida neile. Lõikelillede ja liblikate eluea pikkus on ligikaudu sama, kui lendlev lill ületab ja kutsub esile elavad emotsioonid. Liblikas on selle putuka viimane elufaas. Paraku ka looduses on nende eluiga lühike. Kuid selle lühikese aega saab liblikas kinkida nii palju rõõmu ja emotsioone. Ja õige hoolduse korral elamine ruumis saab olema tema jaoks küllaltki mugav. Kuidas enda liblika eest hoolt kanda? Liblika jaoks on kõige tähtsam see, et oleks soe, valge ja niiske. Kui kõik need komponendid on täidetud, tunneb ta ennast korteris suurepäraselt ja veel söötke apelsinidega. Tsitrusvilja on paljudel liblikaliikide lemmikmajustus, kuigi mõned tegelased eelistavad ülevalminud banaani või vees lähinud mett. Iga liblika üleandmisel uute omanike kätesse me alati anname kaasa üksikasjaliku juhendi tivulise ülalpidamise kohta. Seda ei tasu karta. Meie vaatajate vahel loosime välja ühe elus liblika koos lillekarbiga. Nii et loosimises osalemiseks vaatame Facebooki lehte.
liblikate juurest liigume lilledesse. Tulemas on naistepäev ja kindla peale kingitus, mis meeldib kõikidele naistele, on lilled. Me sukeldume lillede värvilisse maailma. Tähtpäevadeks on väga mõnus saada ja kinkida lillekimpe. Missuguseid lilli teie pakute? Jah, muidugi see on tähtpäev, aga muidugi naised tahavad ilusad lilled ja ilusad kimpud ja me teeme väga ilusad ja eksklusiivsed kimpud ja kompositsioonid. Igale kliendile läheneme individuaalselt. Me kimpub saab kohale tuua kuleriga. Pood on väga hubane ja kodune. Siin on muidugi hästi palju ilusaid lilli, millest saab siis ise kompositsiooniks valida, millised lilled just sulle sobivad, millised värvid, kas need on sellised kaunid suured roosid või tulbid. Ja siis saad ise valida, mis seal kimbus on. Pluss siin on ka väga eriline see, et tehakse ka selliseid kingituse kimpe, kus ei ole ainult lilled, vaid on ka näiteks, kui on meesterahvale, siis on niimoodi pildi pealt ma olen näinud, kuidas see pudel on sinna kimpu nagu sisse pandud või suitsuvorst, selline originaalne eriline kimp koos väikeste kingitustega ja kõik need soovid tehakse siin koha peal valmis ja eriline kimp kingitustega saab üle antud. Kodulehelt saab ka kimpe tellida, seal saab täpselt pildi järgi valida, milline kimp kõige rohkem meeldib ja seda siis tellida ja saab ka lõikelilli ise valida, komponeerida endale kimp ja kõik seda läbi interneti. Kaunis lillekimp kulleriga tööle või otse ise üle andes on kindlasti naiste üks lemmikkingitus ja see väga rikkalik ja kaunis lillekimp läheb meil loosi. Me loosime selle välja naistepäeval ja loosis osalemiseks tuleb minna meie Facebooki lehele ja seal on juba juhised, kuidas osa võtta. Püüan siin kokku panna seda Eesti Vabariik 100 Rubiku kuubikut, minul see väga hästi välja ei tule, kuid sellised mängud ja paljud teised lauamängud on mul siin praegu selja taga ja me hakkamegi uurima, millised on kõige põnevamad mängud, mida siis seltskonnaga õhtuti või koos viibides mängida. Alustaks sellest, et meil on tõesti igale vanuserühmale midagi pakkuda. Lastele näiteks väga hea uus mäng Ice Cool, kus lapsed saavad siis pingviinidena mööda jäist koolimaja ringi joosta ja kalu püüda. Et see mäng on nüüd viimasel aastal võitnud kümneid ja kümneid auhindasid. Lastemäng on nüüd selline hoopis teistsuguse lähenemisega, et ei ole mingisugust täringu veeretamist ega nuppude edasikäimist nuppudega, vaid neid nuppe liigutavad mängijad nipsu tehes. Siis seltskondadele soovitaks sellist mängu nagu Codenames ja Spyfall, kus siis erinevad salaagendid üritavad teineteist üle kavaldada. Pigem ikkagi kergem seltskonnamäng, et ta meenutab võib-olla
kõige rohkem nagu laialt tuntud mängudest Aliast, et samamoodi tuleb sõnu seletada, aga mängitakse siis võistkondadena ja igal võistkonnal on siis enda nii-öelda kapten, kes võtab luurülema rolli ja tema saab anda siis mingitele sõnadele ainult kahesõnalise vihje ja tema ülejäänud siis võistkonnakaaslased peavad nende kahe sõna põhjal ära arvama võimalikult palju laual olevaid sõnu. Ja mängijatele, kes soovivad võib-olla natuke rohkem nagu ajusid ragistada, soovitaks kindlasti Cataani ja Carcassone'i, kus siis minnakse tagasi keskaega, tuleb seal ehitada erinevaid hooneid, linnasid, on olemas ka selliseid päris pikkasid mänge, mis kestavadki terve päev, et nendest väga pikalt ei räägiks, aga kui võtta see samune Cataani mäng, mis ma siin mainisin, siis seal on huvitav juba see, et mängijate vahel on ka lubatud nii-öelda kauplemine, et seal tuleb erinevaid ressursse koguda, seal on puitu, vilja ja nii edasi ja mängu üks suur osa ongi see, et tuleb teiste mängijatega siis kaubale saada, et teie pakute puitu, keegi annab teile midagi muud vastu, et oleks siis kõik materjalid olemas, et ehitada endale uued külad, suured linnad, teed nende vahele ja olla siis esimene mängija, kes kogub kokku piisavalt punkte, et olla selle mängu võitja. Ja kui pikalt siuke mäng kestab? See mäng kestab nüüd keskmiselt natukene üle tunni, ütleme tunni ja pooleteist tunni vahel jõuab ära mängida. Kui kellelgi on huvi mingi mängu vastu, siis saab seda siin kohapeal ka proovida. Meie klienditeenindajad teevad teile mängu selgeks ja saab ilusti ära katsetada, et kas see on just see õige mäng, mis võiks teile sobida. Ja samuti korraldame ka Vabaduse kohvikus lauamängu õhtuid ja päevasid, kus siis inimesed tulevad kokku ja saavad meeldivalt aega viita ja meie poolt pakutavaid lauamänge mängida. Et õhtud ja koosviibimised lõbusaks muuta, tasub tulla siia ja leida endale mõni mõnus seltskonnamäng, mis vajab natuke nuputamist ja kõik see õhtu muutub väga põnevaks. Pärast pausi otsime linna pealt üles imemaitsvad tordid, mis on tervislikud ning kohtume tuntud blogijaga Paljas Porgand. Kellele ei meeldiks maiustada, aga liiga palju magusat võib olla tervisele kahjulik. Ja seepärast me uurimegi, kuidas maiustada nii, et me ei peaks muretsema nende liigsete kilode ja tervise pärast. Ja me vaatame päris ehtsaid, marjaseid, kasulikke torte, mis on ka maitsvad. Sina kunagi alustasid nende tervislike tortide tegemist, et kuidas sa üldse selleni jõudsid, mis sind sinna viis? Mõte tuli isiklikust vajadusest kindlasti, sest umbes tegelikult üle 10 aasta tagasi ma olin siuke noor pontsakas teismeline ja kõik saigi sellest alguse, et ma otsustasin 9. aprill 2007 loobuda nii-öelda nendest juustukuklitest, kodustest makaronist hakklihaga ja nii edasi, eks. Ja nii ma siis käisin, sõin seda pruuni riisi, brokolit, kana nii-öelda tervislikku toitu, eks, klassikalist ja viskas koppa ette, lihtsalt ei suutnud enam. Ja mõtlesin, et mulle meeldib maiustada ja ma tahan mingit tervislikumat maiustust. Hakkasin suhkurt maha võtma, hakkasin rohkelt nagu valku kasutama, looduslikku loomulikult, et ma midagi juurde ei lisanud ja tuligi nii-öelda valgu rohkem ja lahjem ja vähesemate süsivesikutega tort. Aga meil on jah põhimõtteliselt 2 liini, et ongi taimsed tordid, sest inimesed soovisid taimseid torte ka ja siis on nii-öelda need fitness tordid, kus siis kõik tegelikult alguse sai. Ehk põhimõtteliselt sa saad süüa ühe klassikalise torditüki asemel
2 oivalist. Loomulikult on need gluteenivabad, laktoosivabad, sest seda ka inimesed nõuavad. Et see on nagu juba standard ja täiesti nagu tavapärane asi meie jaoks. Nii, aga proovime siis ära, ma võtan. Jaa, see on astelpaju maasika. Okay. Hea, konkreetne. Pluss vegan. Loomulikult gluteenivaba, valgesuhkruvaba, piimavaba, munavaba. Et me teeme ise astelpajudest, teeme mehu ja on tunda ka, et see on hästi konkreetne astelpaju. Hästi värske ja siuke mahe ja kookost on tunda. Nii, ja siis see roosa. See on marja valge šokolaadi. Siin on siis erinevad marjad, vaarikas, põldmari, sõstar. Täidisesse hästi rohkelt pandud, et oleks ikkagi marja. Täiesti väga maitsva koogi maitse ei ole midagi, et siuke lahja. Tervise maitse. Ja ei ole seda raskust kuidagi. Ja nüüd on järg fitness-tortide käes. Et siis banaanikondentspiima, see esimene. Kõik on nagu muskleid hakkavad kasvama. Just, et selles ühes tükis on kuskil 12 grammi valku. Et see on siis üks kõige populaarsemaid. Ja teine on siis iirise likööri kohvi. Siuke mahemagus kohvine. Mulle isegi praegu see on lemmik. Kuidagi see kohvi maitseb väga hästi. Neid oivalisi torte võid täiesti südamerahuga süüa, sest oluliselt mingeid kilosid siit juurde ei tule. Kui oled harjunud, et pärast ühte tordilõiku on juba kõht täis, siis siin võib rahulikult süüa 2 tordilõiku. Tervislik eluviis on täisväärtuslikuks eluks väga oluline ja see hõlmab nii toitumist, füüsilist liikumist kui ka mõtlemist. Ning selle jaoks me kohtumegi sellise terviseblogijaga nagu Paljas Porgand ning tema lugu on väga inspireeriv ning ta jagab ka infot ja abi paljudega. Sa, Merilin, oled tuntud tervisliku elustiili blogija, sul on retseptiraamatuid kirjutatud ja oled ka sotsiaalmeedia mõjutaja. Et kuidas sa üldse sellise tervisliku eluviisini ja selle jagamiseni jõudsid? Eks ikka sellised asjad saavad alguse enda kogemusest. Ma arvan, et see suurim kirg tuligi sellest, et ma ise elasin midagi nii rasket läbi ja ma ei tahtnud, et keegi teine seda peaks kunagi läbi elama või seda üldse tundma. Seega ma tahtsin nagu ennetada seda teiste puhul. Et väga raske oli küll avalikuks tulla, kuid ma tulin avalikuks sellega, et ma olen seljatanud toitumishäired ja need jõudsid minu puhul üpriski kaugele, kuigi need inimesed, kes on minuga võtnud ühendust, nemad on tegelikult väga palju rohkematki isegi läbi elanud. Ja siis ma tahtsin anda nõu, kuidas tulla sellest välja, kuidas toitumine tegelikult on meie tervendaja, kuidas meie tervis sõltub täiesti sellest, mida me sisse sööme igapäevaselt, kui palju me ennast liigutame ja kõike, et siis mu blogi saigi sealt ka alguse, kus ma räägin siis tervislikust toitumisest, treenimisest, üldse elu tasakaalust, suhetest, ilust ja kõigest, mis põhimõtteliselt puudutab ühte naist või miks mitte ka meest. No kuna ma blogi olen, siis ma kirjutan hästi palju, küll aga need raamatud on tegelikult retseptiraamatud, sest ma armastan kokata, kuna ma armastan tervislikku toitu ja minu eesmärk ongi kokata võimalikult selliseid erilisi retsepte, et põhimõtteliselt ma tahan näidata, et tervislik toitumine ei ole igav, see ei ole brokkoli, riis ja kana nagu fitness-toidud võivad tekitada sellise mulje, siis pigem ma soovin just näidata, kui palju võimalusi on kasutada näiteks köögivilju ära, ma kasutan magustoitudes neid ära ja inimesed lihtsalt näitasid üles väga suurt huvi, et Merilin, kas sa jagad meiega oma retsepte ja hakkasin sealt vaikselt kirjutama retseptiraamatuid. Ja inimesed saavad nüüd ju ka sinu seminaridest osa võtta ja otse siis veel rohkem infot saada sellest tervislikust eluviisist. Mis seal siis kuulda võib?
ja et see on tegelikult nüüd täiesti uus asi, mis algab meil märtsikuust ja isegi ma ei kutsuks neid seminarideks, seepärast et see on rohkem niisugune juturing või vestlusring, et ta on põhimõtteliselt intiimsed blogijutud on selle nimi, et seal ma puudutan neid samu teemasid, mis blogis, küll aga ma tahan suhestuda inimestega rohkem, ma tahan tunda, et kõik mu lugejad on nagu saalis minuga koos ja see, mis ma seal räägin, nad ei pea seda kommenteerima mitte blogipostituse alla, vaid nad võivad vabalt lihtsalt ühineda meie vestlusega. Esimene vestlusring on meil siis enesearmastuse teemal, mis on number 1 loetud postitused mul blogis ja lähevad naistele kindlasti väga korda, et isegi kui naine on väga ilus, siis tegelikult seesmiselt võib olla väga kehvas seisus iseendaga, et armastus enda vastu ei ole piisavalt tugev. Ja ma tahangi rääkida põhimõtteliselt, kuidas mina olen selle leidnud, kuidas lihtsalt tõrjuda välja teiste inimeste arvamus, kuidas hoolimata teistest inimestest ja nende tegudest olla nagu õnnelik seesmiselt iseendaga. Enda heaolu eest mõeldes ja sellega ka tegeledes me saavutame oluliselt parema elukvaliteedi. Nii et hoolige iseendast. Tänan, et veetsite aega koos meiega ning loodetavasti leidsite siit nii mõndagi, mida nautida. Jälgige meie tegemisi ja loosimisi Facebookis ning ärge siis unustage nautida elu. Kohtume nädala pärast.